Vaata, seal on päris ilus kuusk. Mul on küll, aga vaata, siin on meil veel lähemal. Aga lähme. Mäks, kuule, lumi on paks ja ma hakkan juba väsima, et mis sa arvad, võtaks selle kuuse? Tundub päris ilus ju. Igat poolt on täiskasvanud, et hea küll, mul käes on saag, et siis... Minu käes on tool, nii et ma siis vaatan. Eks sa vana inimene ka, et noored peavadki rohkem tööd tegema. Mis on? Kuula korra. Mis on? Mul tunne, et omanik tuleb. Kristjan, vaata, mingid vennad on metsas, ei tea, mis jama siin toimub. Lähme vaatame kiirelt. Kuule, aga neid ei olegi metsaomanikud. Täitsa ju omad poisid. Mis teete siin? Ma mõtlesin, et võtame ilusa kuuse endale koju. Ah, teie poisid. Mis te sellise vitsaga jamate? Tule, lähme ikka otsime midagi toekamat. Olete juba leidnud midagi? Lähme vaatame. Oleme ikka. No lähme. Ma ei saa aru, kus nad nii kaua nüüd on. Kristjan, Margus helistab. Oota korra. Ja, Margus. Tšau, Alo. Kus te olete? Ma siin külmetan. Aga mis jama sa ajad? Metsas kuuska otsime. Mis asja? Ma olen ammu juba kuuse juures valmis, ehitud. Nalja teed või? Tulge siia. No hea küll. Davai, me tuleme sinna. Okei, ootan. Lõpuks ometi te tulete, mul on juba jumala külm. Ma jätsin kindad ka koju, aga näed, ma sain kuuse ehitud, kõik on hästi. Tipp-topp. Tere, poisid. Ilus töö, Margus. Kuus kaunilt ehitud. Eks ma püüan ka kontorist vahepeal välja saada. Aga tänase selle mõte siin kuusk ära ehtida ja natukene võib-olla jõulutunnet anda ongi see, et me oleme iga aasta meeskonnaga proovinud teha midagi head nii põllumeestele oma soovituste asjadega. Loodame, et neist on olnud kasu ja anda ka tagasi tegelikult ühiskonnale. Ja selgi aastal tegime annetuse Eesti puuetega laste vanemate liidule, millest me loodame väga, et on abi neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Pole muud soovida kui ilusat rahulikku jõuluaega. Võtke aega endale, oma lähedastele ja jõuab jälle rabeleda edasi. Häid pühi!